me alustame siis, hakkame ilmutuse raamatu pealt pihta. Nägemus suurest toorast ja metsalisest on siis ilmutuse 17 ja sama ilmutuse 18 läheb lahti siis suurest Babylonist või mõnes tõlkes ka Paabel, kuidas nimetatakse, ja need on põhimõtteliselt siis toodud, need on sünonüümid. Et siin on toodud erinevad aspektid välja, et üks on siis majanduslik, poliitiline, selline strukturaalne võim, kui ta oleks Paabeli naised, kellel on mõjuvõim. Ja teiselt poolt siis, kui ta naisena pildina, kus räägitakse siis, eks ole, moraali poolest, langemise poolest, ideoloogia poolest, vaimsest poolest, et üks ja sama asi, tal oli ju kirjutatud ka otsa, et eks ole, naisele kohe oli kirjutatud, kes ta on. Aga põhimõtteliselt siis need pildid on erinevad, et see võib tähendada, et eri pildid lihtsalt kajastavad ühe sama asja eri aspekte, sest teatud asjad neid samastavad, aga pildid, mis räägivad nende kohta, on siis mõnevõrra erinevad. No kõiki need kirjakohad, need on teil siis piiblid Uued Testamendid ees ja idee oli siis sellest, et ingel hakkas rääkima, ma räägin sellest karistamisest, kes istub suurte vette ääres, on see uus tõlge, meil vist vanatõlges on suurte vete pea, aga karistamiseni jõutakse muidugi siis hoopis hiljem, eks ole, välja. Ja on öeldud semmood, kellega on ooranud ilmamaa kuningad ning selle hoorusveinist on joobunud need, kes elavad ilmamaal. See on vihje tegelikult Paabeline endale. Jeremiia 51:12-13, tõstke lipp Paabeli müüride vastu, tugevdage valvet, seadke vahimehi, paigutage varitsejaid, sest nagu issand on kavatsenud, nõnda tema teebki teoks, mis ta Paabeli elanike kohta on ütelnud. Sina, kes sa elad suurte vette ääres, varandusest rikas, on tulnud sinu lõpp, küünar, kus sind katki lõigatakse. Nii et Jeremias on siis ka, eks ole, kes elab suurte vette ääres. Ja üldse on ju Uue Testamendi raamatust tohutult seotud Vanatestamendi lugudega, Vanatestamendi prohvetlusega ja ka ilmutusraamat see osa näiteks on seotud nii prohvet Jesaja, prohvet Jeremiia, kõige rohkem prohvet Eseekiliga, aga veel, mille juurde me tuleme, et on seotud, eks ole, prohvetlike piltidega ja Vanatestamendi prohvetlike selliste kujunditega ja ka sündmustega. Ja siin ka siis nägime võrdluse, et naine istub siis suurte vette ääres, nii oli siis nagu sina, kes elad suurte vette ääres, oli Jeremiia, ja ka varandusest rikas, nii nagu see naine oli, eks ole, rikas. See pilt siis juba ka viitab, et seos on tal Vanatestamendiga ja Paabel oli siis Egiptus ja Paabel näiteks, mis on kasutatud ka Uues Testamendis, eks ole, sellise võrdpildina. Vaimulikult on ju mitte selles kirjas räägitud, mida öeldakse vaimulikuks Soodomaks ja Egiptuseks, kus ka nende issand risti löödi. Nii et ka ristilöömine toimus Jeruusalemmas, aga ta vaimulikuks võrdpilt on Soodom, kus oli siis pahelisuse etalon, mis Jumal hävitas, ja Egiptus kui Iisraeli rõhumise ja sellise sotsiaalse ülekohtu sümbol. Et selles mõttes ka Jeruusalemm on siis võrreldud paganlike maade ja riikidega, selles kindlasti ka ilmutusraamatus Soodomaga, Egiptusega ja ka siis Paabeliga. Nii et kõigi ilmaliike, paheliste ja mõjuvõimsate jõududega. Naise riietus ka, purpunane, erepunane, ehitud kulla ja kalliskividega pärlitega ja kuldkarikas käes. Varanduse pilk, riikide kaupmehed, maailma riigid kaubitsesid temaga. See oli süüks selle naisele, see oli nagu vastastikune huvi. Nii et põhimõtteliselt rikkuse allikas võib osaliselt olla see, aga Vanatestamendi järgi jälle, mis on nüüd väga sarnane pilt Vanatestamendist tulenev, on tegelikult selle rikkuse allikas, võib olla hoopis Jumala kingitus tegelikult, et see on algne, kui algselt on ütleme, Jumala valitu. Jumala välja valitu on siis, ütleme, Iisrael, Jeruusalemm, ja siis Jehova armastab kõiki, Jeruusalemmi on rohkem kui muid, eks ole, eluasemeid, et see on nüüd paik, kuhu ma panen oma nime ja selles mõttes kõik eeskiri, kuidas peab olema, eks ole, telk pidi olema ehitatud ja see templi ilgus, et see rikkus ja jõukus ühelt poolt on see, et Jumal tahtis oma
rahva kaudu tutvustada ennast ka maailmale ja selles mõttes ta jagas oma heldust ja õnnistust. See, mis hiljem sellest Iisast sai midagi muud. Nii et põhimõtteliselt see jõukus, mis algul tuleb, see, mis tegelikult on maailmas ka sageli juba selline, ütleme, lähedalt pahelisusega seotud nähtus. Ei pruugi algselt seda olla, nii et ka see võib olla iseendast Jumala kingitus. Näiteks prohvet Esekiel, mis on siis ka kõige rohkem siin, nii et tsiteeritud raamat, su nimi sai paganate seas kuulsaks su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mis ma, Jumal ütleb siis, olin sulle ümber pannud, ütleb issand Jumal. Aga sina olid kindel oma ilus ja hoorasid oma kuulsuse varal ning pillasid oma armatsemisi igale mööda minejale. Temale saagu see ja nii edasi ja edasi. Sa võtsid oma ehtasjad minu kullast ja hõbedast, mis sulle olin andnud, ja valmistasid enesele mehekujused ning armatsesid nendega. Sa võtsid oma kirjud riided ja katsid neid ja sa panid mu õli ja suitsust rohtu nende ette. Ja mu leiva, mis ma sulle andsin, ma söötsin siin nisuteradega, oliivide ja meega, panid sa nende ette magusaks lõhnaks. Nii et see on algne rikkus naisel, tema kui langenud usuline süsteem, langenud vaimulik süsteem, siis see rikkus algne ei pärine mitte sellest kaubitsemisest ega sellest toimimisest, mis on üks tegelikult ju allikas, nagu me teame, kas või tänapäeva kapitalismi, mis veab, on see majanduse mootor, ütleme see kaubandus, siis tegelikult see algne rikkus ei pruugi olla halba päritolu, vaid see võib olla nagu Esekielist tuleb, see võib olla Jumala kingitus, mida on nüüd siis valesti ja ebapuhtalt, eks ole, ülekohtuselt tarvitatud. Kui naise kohta on räägitud, kuidas on hooranud ilmamaa kuningad, ka siin näiteks on jällegi sarnasus prohvet Esekieliga, kus näiteks Jumal ütleb, sa hoorasid oma naabritega, Egiptuse poegadega, siis hoorasid sa Assuri poegadega, ilma et oleksid küllastunud. Siis hoorasid sa palju kaubitsete maaga Kaldeaga, aga sellestki ei saanud sa küllalt. Ja kui me vaatame ilmutuse 18 peatükk, kus siis nüüd on see naine ja Paabel on karistuse all, siis eemalt vaadavad, eks ole, mere pealt kaubitsejad, riigid, rahvad, kuidas ta on lange, kuidas nad tunnevad kurbust, sest ta on kõigiga nendega läbi käinud, nii et ka paljude rahvastega, ta on ise üks valitsev võim ja läbi käinud ja siis tuntakse kurbust siis selle pärast. Nii et selles mõttes jällegi Iisraeli suhtes on täpselt samamoodi, kus ta tegi see ebajumalateenistus, rahvaste kombed, ebamoraalsus, see oli seotud väga paljude ümbritsevate rahvastega, siin on nimetatud siis nende suur muidugi võimsad rahvad. Nüüd pildid, eks ole, mida siis võiks tähendada see naine suur hoor, ka Paabelit või Babyloniat on nimetatud suureks Paabeliks või suureks Babyloniks. Suuresti on nüüd 2 interpretatsiooni, mis on levinud kõige rohkem. Üks on siis kogu ilmutuse raamatus on ilmne seos Rooma impeeriumiga, mis tollal valitses 7 peast ja 10 sarvest, kuhu ta on rajatud. Tähendabki Rooma kohta, see on teada, et seal on siis 7 kümkale ta rajatud Rooma, nii et see on nagu vihje sellele, et ilmutuse raamat on kirjutatud kuskil peale 95, võib-olla aastat 95-96, esimese sajandi lõpul, kus tegelikult templi häving ja kõik oli toimunud, oli ka tagakius juba olnud ja et Rooma vastased pildid ja et Rooma oli vaenlane kristlastele ja ka juutidele. Paabelis oli Iisraeli vangipõli, ülekohtu rõhumise nagu võrdpilt ja Paabel on ka niisuguse segaduse sümbol, see tuleb veel varasemast ajast, kus on siis Paabeli torni ehitusega, eks ole, seotud, kus Jumal segas ära keelet, nii et Paabel on ka segaduse sümbol, ka rõhumise ja vägivalla sümbol ja segaduse sümbol. Et see Paabel ja see naine siis tegelikult on seotud Rooma impeeriumiga. Ta oli mõjuvõimas, rikas, paheline ja kiusas taga siis nii kristlasi, kui ka oli maha surunud, eks ole, juudid. Et Paabel võrdub Rooma, näiteks seda tuuakse ka praegu näiteks 1. Peetruse 5.13 kirjakoha järgi. Teid tervitab kogudus Paabelis,
valitud nagu teiegi ja mu poeg Markus. Ja Paabel on siis siin Rooma tähendus otseselt. Ühelt poolt see on siis Rooma, nagu nimetatud põhjustel, ka see, et seos Taanieli raamatuga, kus need olid metsalised järgnesid, ja viimane nendest oli siis Rooma impeerium. Roomaga on, ütleme, paralleelid olemas. Nüüd teine käsitlus on see, et seda seotakse siis sisust Jeruusalemmaga. Kui Rooma oli, eks ole, maailmavõim, siis Jeruusalemm oli siiski, ütleme, vaimne keskus ja tegelikult ta on seotud ju kirjadeks, ta on ju ka seotud, eks ole, Jumala rahvaga teatud inimeste, kes ikka seda lugesid. Ühelt poolt on ju ilmutuse raamatus 12-13 peatükis on see naine, keda taheti ära neelata, aga kes pääses, kes on ilmselt võrdkuju siis Iisalist. Et see oli ka naine, aga kas saab nimetada suurt hoora vaimse keskusega. On tähelepanuväärne, et üks on siis Vanas Testamendis ka, on nagu eri mõisted, üks on siis hoorus ja hoor ja teine on siis abielu rikkumine. Abielu saab rikkuda see, kes on abielus, aga hoor, prostituut, see kreekaline sõna ka, porne, on seotud lihtsalt see moraalituse teatud tüüpi ebamoraalsuse, prostitutsiooni ja selliste nähtustega. Et siin räägitakse, eks ole, suurest hoorast. Need pildid võivad olla üsna mitmekesised. Kõigepealt mul on Uue Testamendi pildi juurde. Jakoobus pöördub ju kristlaste poole. Te abielu rikkujad. Kas teid siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, see seab end Jumala vaenlaseks. Ka, eks ole, Jakoobus pöördub, ütleme, kristlaste poole väga raskete sõnadega. Nii nagu abielu rikkumine ju tähendas vanasti väga suures osas ebajumalateenistust, pöördumist ainujumalast teiste jumalate juurde, ka siis, kui Jehova Jumal jäi sinna, eks ole, juurde, olid lihtsalt teised jumalad tulid juurde, ja see on ikkagi kristlaste poole, see, et need võivad olla juudi kristlased, aga ikkagi see on kristlastele kirjutatud. Ja lihtsalt põhjuseks on sõprus maailmaga. Nii nagu juutidel langusele viis ka läbikäimine, ümbritsevate riikide rahvas, nende kommete ülevõtmine, nende jumalate täiendav juurde lisamine. Ta ei tõitnud seda ülesannet, vaata nagu seal juba Moose raamatus on rahvas, juut, ta pidi olema omand rahvas Jumalale. Seal on öeldud väga ilusti, rahvas, kes elab eraldi, kes ei arva ennast paganate sekka. Niimoodi on, eks ole, pidi olema Iisraeli rahvas. Nii et sõprusmaailmaga on siis ka siin abielu rikkumise näitena, eks ole, toodud. Aga et tõesti Jumala rahvast kasutaks selliseid raskeid sõnu Vanas Testamendis, on näiteks Jesaja 1.21.23. Kuidas küll sai hooraks ustav linn Jeruusalemm. Ta sai, ta ei olnud. Ta oli täis õigust, õiglus asus seal, aga nüüd tapjad. Su hõbe on muutunud räbuks, su vein on veega lahjendatud, su vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed. Igaüks armastab meelehead ja imustab kingitusi. Vaese lapsele ei tee nad õigust ja lesknas ja kohtuas ei jõua nende ette. Nii et sotsiaalne ülekohus, kurjus, linn, mis on taganenud siis Jumala käsu õpetusest, on nimetatud siis hooraks. Ta sai, ta ei olnud. Ei pea olema mingi paganlik linn, vaid Jumal kasutab ka Vana Testamendis oma rahva, oma vaimse keskuse kohta, kui ta muutub selliseks. Meenutame ka näiteks ju Jumala tempel, et kui seal pühadust ei hoita, te olete muutnud ta röövlikoopaks ja minagi näen teda sellisena, ütleb Jumal. Kui inimesed teevad templi juures sündmatuid, sobimatuid asju, muudavad ta mingis palagani, äritsemise, kaubitsemise kohaks, siis ka Jumala silmis ei ole ta enam pühakoda, vaid Jumala au võib sealt lahkuda, nii nagu Jesekiel ju ka nägi. Ja nõnda Jumalgi, mina näen teda sellisena röövlikoopana ja ta käsitleb ka teda, laseb teda hävitada, nii nagu ta laskiks templi hävitada. Nüüd Jesajas jälle esimene peatükk küll varemad salmid, 9-10.
kui vägede issand ei oleks meile jätnud pääsnud, olgugi pisut, oleksime olnud nagu Soodom, Gomorra sarnased. Ja nüüd Jumal pöördub, kuulge issanda sõna, Soodoma pealikud. Pane tähele meie Jumala õpetust Gomorra rahvas. Nii et jällegi Jumal pöördub oma rahva poole väga raskete sõnadega. Hooraks nimetab Soodoma, Gomorra lasteks, Soodoma pealikuteks oma rahva juhte. Need, mis on kõige halvustamad, ütleme, raskekujulisemad sõnad. Nii et selles suhtes see ei ole midagi uut, et ilmutuse raamat väga tugevalt ju prohvetite peale baseerub oma pildikeeles ja ka tsitaatides ja selles prohvet Hoosea 1-2. Alguses, kui issand hakkas rääkima Hoosea läbi, ütles issand Hooseale, mine võta, siin oli Jumal käskis siis ka Hooseal teha piltlik näide, mine võta endale hooranaine ja sohilapsed, sest maa lahkub üha hoorates issanda järelt. Jeremiia 2.20, sest ammusest ajast oled sa murdunud oma ikke, rebinud kätki oma köidikud ja öelnud, mina ei taha teenida. Jah, igale kõrgemale künkale ja iga halja puu alla laskusid sa truudust murdma. Nüüd käsitletakse teda tõesti, eks ole, abielu rikkumisena. Truudust murdma, ta oli Jumala oma, ta murdis truudust. Iisrael on Jumala välja valitu, nii nagu Uues Testamendis on kogudus, talle pruut, ta on välja valitu, aga nii nagu Vanas Testamendis ta võib saada millekski, mis on täielik tema vastand, nii ka kogudus, et ka pruut, talle pruut võib, või tähendab osa sellest, mida ütleme, võib saada millekski täielikult enda vastaseks ehk hooraks. Langenud kogudus just. Ka kogudus võib muutuda mõnes suhtes või jumarahvas hullemaks, kui teda ümbritsev paganlus. Mõtleme, Kristus tegelikult ka oma päevade inimestele ju rääkis, et kui sellised imeteod oleks toimunud, eks ole, Soodomas, siis see püsiks veel täna päevani, või ta võrdleb selle Seeba kuningaga, et siis tuli otsima Saalomoni tarkust. Nii et selles mõttes ka Kristus oma päevadel, omaaegsid ju suhteliselt meie mõistes tavalisi rahulikku linnasid võrdlusmomendid on väga, väga rängad. Toome siis mõned pildid ka, mida on arvatud lihtsalt selle kohta. Luter, Martin Luter. Paabel on sümbol siis langenud kirikust ka, mis on ehitatud endise Rooma riigi varemetele. Ja loomulikult suures osas see impeerium väga paljus osas ka pindalt territooriumit kattub tõepoolest Euroopaga ja ka paavstliku Euroopaga. Luteri seisukoha järgi suur hoor on katoliku kirik ja antikristus on siis Rooma paavst. Nii et Rooma paavst on siis lausa metsaline. Ja metsalise seljas ju, eks ole, ju tegelikult oligi, ütleme see ju hoor. Luteril oli väga järsud seisukohad. Ja näiteks 1522. aastal Uue Testamendi esimeses trükis kujutatigi hoora istumas metsalise seljas, see oli siis ilmselt see luterlik väljaanne, ja hoor kandis siis peal paavsti siis tiaarat, see on siis selline 3-kihiline kroon, võimu sümbol. Naise kohta on räägitud, et kuldkarikas oli täis jäledusi, oma ooruses saasta, otsa ette oli kirjutatud saladus, suur Paabel, hoora ilma jäleduste ema, nii et ta produtseerib või paljuneb nii nagu inimene, ta paljundab, annab seda halba mõju edasi, pakub kuldkarikas siis seda saasta, sellest rahvad on öeldud joobuvad, see on midagi meeldivat, mis inimestele meeldib, ja midagi on ka siis öeldud, see on huvitav, interpreteerijad ka vaatad, et seda on ka kahte moodi, kreeka keeles saab tõlkida või niimoodi on tõlgitud, aga üks siis on, et otse ette oli kirjutatud nimi, on öeldud saladus, suur Paabel. Nii et midagi sellest on arusaamatu. Otsa ette kirjutamine tähendas seda, et Rooma hooradel oli otsa ette pael tõmmatud, paela peal oli oma nimi. Aga suurel hooral nimi saladus. Tal on suur Paabel, aga ka saladus. Nii et midagi, saladus on siis vastandsõna midagi mitte ilmutatud. Temas on midagi, mida sa läbi ei näe. Nii nagu me kirikus, et mingid pahed ja hakkavad kumuleeruma, ja inimene ei näe kohe läbi, et vaat see on see pahe, sest pahe samuti ju katab ennast just nagu naine. Ta ühelt poolt ju ilmselt
veetlev, rikas, hästi ehitud, suure külgetõmbejõuga, sest kõik riigid, kaubitsed tahtsid temaga läbi käia, tema hoorust saasta juua, kaubitseda rikkaks, see oli tema midagi meeldivat. Seda enam ei näe läbi, nii et selles Paabelius on ka mingi saladus. Teatud asjad seletatakse ära, aga ilmutusraamat ise ka näiteks paljusid sümboleid ei seleta lahti üldse. Ta ütleb ära, Johannes näeb, paneb kirja, aga ei seleta. Ilmselt ka Johannes ise seda ei mõista, ta annab kõiki asju. Aga vaat nüüd ma nägin naist istut erepunase metsale seljas. Metsaline oli erepunane, naisel olid punased riided, eks ole, seljas. Üks pilt oli tal vette ääres, teine pilt oli siis kõrbes. Ja nüüd ma nägin naist istut erepunase metsale seljas, kes oli täis Jumala teotuse nimesid ja kellel oli 7 pead ja 10 sarve. Naine oli joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Ma imestasin väga teda nähes, ütleb siis Johannes. Vot imestus, miks ta nüüd imestab? No imestatakse siis, kui saladus läheb lahti, et keegi, kellest sa arvasid midagi muud või kes peaks olema midagi muud, osutub kellekski või millekski teiseks. Imestada võib erinevatel põhjustel, aga Johannes ikkagi ilustab, ma imestasin väga teda nähes. Nii et midagi oli selles imestamisväärset selle naise juures. Ja nagu me näeme, siis nii metsaline oli Jumala teotust täis, naine tegi, eks ole, kurja. Ja nüüd, kas Rooma paavstusel on siis seda kurja? No esiteks paavstus ja ütleme siis Rooma katoliiklus või üldse katoliiklus on siis kurja ka teinud, tõepoolest on ju ka siis teisiti mõtlejaid, kaasalt kas tõsiusklikke hävitanud, tagakiusanud, et see on olnud ka nii-öelda need õiged, nii nagu see naine, et ta oli joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest, et seda ei teinud ainult Rooma impeerium, ilmalik impeerium, vaid seda on ka paavsti võim teinud. Seda ju said siis ka nii-öelda protestandid, eks ole, tunda. Aga Jumala pilke nimed. Ametlik tiitel on paavst, ladina keeles siis papa, see tähendab siis tegelikult nagu isa. Paavst tähendab isa. Ta on siis ühtlases katoliku kiriku pea ja üks siis patriarhidest. Nii, ametlik tiitel on siis veel Rooma piiskop, apostlite järglane, algkiriku pea, Õhtumaa patriarh ja Jeesuse Kristuse asemik. Ja selle artikli autor, kes on Vikipeedias selle kirjutanud, oli pannud indeksi just selle sõna isa juurde, paavst. Ja sinna juurde vihje Matteuse 23:9. Ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on meie isa, see taevane. Nii et 2 tiitlit. Isa, mis käib otse siis piibli vastu, ärge kutsuge ühte vaimulikku juhtu isaks, ja teine Jeesuse Kristuse asemik võib teatud määral siis ka Jumala pilkamise, eks ole, tiitliteks pidada, nii nagu metsalisel oli Jumala pilkamise tiitleid kirjutatud palju, ta oli täis kirjutatud. Nii, metsalise kohta on ka imestatakse, nad imestavad, kes näevad metsalist, kes ei ole kirjutatud eluraamatusse. Nii et nii naise juures kui metsalise juures, antikristus on siis metsalise on ka põhimõtteliselt on midagi imestamisväärne. Johannes imestab esiteks naise juures, inimesed imestavad metsalise juures ja naise puhul räägitakse ka saladusest. Ja mida veel siis on näiteks suureks hooraks nimetatud Moskvat. 1666, kui toimus suur siis nii-öelda Moskva kirikukogu, kui toimus see Venemaal lõhenemine õige ja vanausuliste vahel. See tuli siis vanausulistelt, tõid selle mõtte sisse. Ja jällegi õige usk on, eks ole, originaalselt ju vanem on tõepoolest see vanausulised. Nikon viis, eks ole, kirikureformi läbi ja mitte ainult ei viis läbi, vaid hakkas neid teise usu siis, eks ole, taga kiusama. Kuna metsalist ja ütleme seda, mis seondub siis metsalisega, kust metsaline tõuseb, kas ta on isik või kui palju on seal ta süsteem, hooruspilt, et Jumala rahvas Jeruusalemm annab järele oma nii-öelda ümberkaudset rahvastele, oma armastajatele,
siis ühel hetkel Jumal kogub need vihkajad kokku koos armastajatega ja need ongi, kes hävitavad selle Jumala rahva või toovad talle karistuse kaela. Nii nii-öelda endised sõbrad kui ka siis vaenlased. Nüüd ilmutuse 17. peatükis, kui me vaatame 18. peatükis ka, kui siis need kaubitsed, need vaatavad eemalt, siis seal ei räägita otseselt, et need kaubitsejad oleksid nagu tahtnud selles suure hoora langemist või Paabeli langemist. Nad ei tahtnud kahetsusega vaatata, sest nende oma potentsiaalne rikkus ja tuleviku on ahenenud. Aga on huvitav, et metsaline on see, ühelt poolt ta kannab, et naine seisab metsalis, on tema peal just kui ta kasutab metsalist ära oma huvides, siis tegelikult metsaline on, kes teeb selle naise puuväljaks. Nii et eks ole metsaline, kes ühelt poolt, kellega tegi koostööd ja oli ühine eesmärk, on ühel hetkel muutub vastaseks. Nii nagu Vanas Testamendis oli see ka see, et need nii vaenlased, Iisraeli vaenlased, kui need, kellega läbi käis, see kaubitsemine ja kõik ja nii edasi, kellelt üle võttis, ühel hetkel muutus ta vaenlaseks. Nii et teisisõnu, Jumala rahval ei ole kasulik maailmaga koostööd teha. See kasu maksab ennast kätte, kahjud hiljem tulevad alati palju suuremad ja nad tulevad ka nende poolt, kes võiks potentsiaalselt, kes võiks olla sulle tänuvõlgased või midagi, et tegelikult seda kasu sealt ei tule. Seda metsalist ja suurt oora, Rooma impeeriumiga, ühesõnaga meie mõistes siis Euroopa, teatud suure hulga Euroopa territooriumiga, aga mitte ainult Euroopa territooriumiga, hiilgeaegade laske ringi siis Rooma impeeriumi mastaabid. Türgi oli seal sees, Põhja-Aafrika ja kui paljudes kattub ja ma annan teine pilt, siin on kahel pool praegu Euroopa Liidu liikmed, kandidaatliikmed on siin niisugused hallid. Euroopa Liidu praegu liikmed ja siin on siis Rooma impeerium. Et tõepoolest väga paljus nad kattuvad ja suuresti oli ka siis paavsti võim ju seotud Rooma impeeriumiga. Nii et see võiks siis tähendada seda, et see metsaline, kui ta on isik, võib tulla Euroopast kui süsteem, sest tal oli, 7 pead ja 10 sarve, need on siis võimude, riikide, tähenduses, ehk ta on ikkagi mingisugune kogum, kui on ta jällegi, nagu me ütlesime, ta võib olla persooni tähenduses ja riikide tähenduses, et see võib siis tähendada ka siis Euroopat, ka Euroopa Liitu, ütleme, sellega seotud. Toon siis välja ka sellise näite sümboolika, mis on nagu siis mingid vihjed, mis toovad sellise näite Euroopa seotusest metsalise ja suure hooraga. Kreeka mütoloogias on legend, et Euroope, Phoenikia, hülikust selline naisterahvas või neiu ja peajumal Zeus armus temasse, otsustas võrgustada ta, Zeus muutis ennast siis elajaks või metsaliseks, härjaks, siin on ikka metsaline sarvedega, härjaks, sama on tähtmus on sõnn, ja valgeks härjaks ja sulandus siis selle karja sekka ja kui Euroopa siis korjates lilli, nägi seda, istus selle härja selga, ja Zeus kasutas juust, jooksis merre ja viis ta siis Kreetale ja näitas siis oma tegelikku olemust, et ta on siis peajumal Zeus ja siis Euroopa sai siis Kreeta, mis on siis tegelikult ka Kreeka kultuuri üks alustaladest, sai siis selle kuningannaks mütoloogia järgi. Sellest tulenevalt ongi siis nüüd siuke pilt, härg või sõnn sarvedega, ja sellel olev naine on siis tegelikult Euroopa pilt kui naine ja sõnn või härg kui siis metsaline, mis on siis Zeus. Selle taga on, metsalist ei ole tegelikult loom, vaid oli ideoloogia või selles mõttes ka peajumal tegelikult. Itaalia ühel mundil ka, ma annan selle ka teile. Üleval on, näete seda sõnn ja naine see on Itaalia, münt ja all on Kreeka. Tõsi on see, et esiteks Euroopa seostub Paabeliga. Parlamendi hooned, Brüsselis ja teine on siis Strasbourgis, on siis 1/4 istungid toimub kuus ja 3/4 on siis Brüsselis.
Ja seal on siis maalingutes olemas pannoodesse Euroopa kujundamine metsalisega. Strasbourgi hoone on ju tehtud ühe sellise maali järgi, Paabeli tornimaali järgi on kujutus tehtud, pooleli olev asutus, mul vaata tema pilti vist ei ole, see on siis see algne maal, mille järgi ongi see Strasbourgi asutus on ta, kui te vaatate, kujud on ju pooleli ka jäetud, selle järgi tehtud. Ja mitmel pool nii maalingutes kui ka kujudes Euroopa Parlamendi hoonete ees on seesama Zeus ja Euroopa ja Euroliit, ta meeleldi ennast identifitseerib nende sümboolikute kaudu, nii Paabeli kaudu, piibli Paabeli kaudu, kui ka metsalise ja temasi pealistuva naise kaudu. Samas tõrjub ju üha enam Kristust tagasi. Juba, viimasesse konstitutsiooni enam sisse ei pandud kristlikke aluseid, kuigi mitmed riigid, minu seal Poola, Portugal, Itaalia, ma ei tea, kas Hispaania oli või on, aga Leedu olid selle vastu, et Euroopa üha enam eraldub ennast kristlusest, aga samastab selle vana Kreeka pahelise ja nüüd on see mütoloogia iseenesest Zeus ju pahelisena, peajumal tegelikult paheline, paheline. Kristus tegelikult, millele on Euroopa kultuur üles ehitatud, seda tõrjutakse ja samas hea meelega samastatakse ennast härjaseljas istuva naisega ja Paabeli torniga, mis on ka segaduse ja üldse halva sümboolikaga ju tähendus. Mooses oli mäe peal, kuldvasikas, jällegi viljakuse sümbol oli see ja, et näed kogu aja läbi ajastud teatud sümbolid miskipärast jooksevad ja mingil määral nende tähendus säilub, jah. Et nad midagi tähendavad ja temas on midagi, mis tekitab nii nagu nainegi jootis rahvad ja meelega joodi, ta tekitab mingit vastuvõttu, joobumust, tas on midagi meeldib, mida inimesed ja rahvad tahavad. Tähed ka, tähed on see 12 täht Euroopa Liidu lähed, seda on natuke seostatud selle, mis on ilmutuse 12. ja 13. peatükk, kui see teisest naisest räägitakse sellest, et seal on ka pärg, tal on see tähtedega peas ja Euroopa Liidul on ka 12 tähte. Seal on ta tähistab küll ilmselt Iisraelit ja Iisraeli 12 suguharu piiblis, eks ole, Uues Testamendis, aga ta võiks tähistada Iisraeli rahvast sellest ilmutuse raamatus. Katoliiklik kirik on teda seostanud Maarjaga, aga jällegi ütleme mingi sümboolika Euroopa Liidu lipuga, mis hümnis on sisse toodud, jälle Euroopa Liidu hümnis on pigem nagu paganlus sisse toodud, kus ütleme see Euroliidu hümn on ju Beethoveni 9. sümfoonia lõpp ja Friedrich Schilleri sõnad ja Ood rõõmule, see on Friedrich Schilleri sõnad ja ta on ka seotud siis mingil määral sellise vabaduse kuulutusega ja sellise, ta on seotud ka mingil määral sellise, võib-olla jumaluse või jumalannade ja ebajumalate sisse toomisega. Nii et üks tõlge, mida ma lugesin, mille üks mees juba tegi vist Vene ajal, ametlikult ta läks vist Euroopasse eestikeelne, see vähemalt üks lõik sellest, on Euroopa hümn, siis Ood rõõmule eestikeelne tõlge Vahur linnuste. Rõõm jumalikult läitev säde, igiall ja tikka uus, taevalikus joobumuses saame ainus pühadus. Sinu hurndas ühte liidab kõik, mis elu lahku viib, inimesed vennastuvad, kui käib üle sinu tiib. Kallistagem, ühinegem, ühes suures suudluses, õnneaega alustagem vabaduse rahu sees. Ja see pilt Euroopa nendel logodel ja siis sellistel, ütleme, posteritel on samamoodi. Euroopa Liit tutvustab ennast läbi selle poolel oleva Paabeli torni kujutuse, kus on siis sageli ka jookseb siis peal see tähepärg. Miks otsustajad on need, kus läbi läheb teatud mentaliteet, teatud vaimsus, eks ole. See on huvitav, kuidas teatud asjad läbi lähevad, teised blokeeritakse ja näiteks kuidas tõstes kristlike põhimõtteliselt käib lausa sõda. Et kui ütleme, palju riike on poolt ja mingi suur ikka ja ei lähe läbi. Nii, pitsatitel on olnud siis see naine mündi peal, eks ole, pildi pealt ja mündi peal, kui Suurbritannia tõi välja esimese Euroopa Parlamendi mälestus pitsatid 1979, ka seal oli näiteks, jällegi kujutati siis naine metsalise seljas
et põhimõtteliselt see sümboolika jookseb väga. Nii, Strasbourgil Prantsusmaal on siis parlamendijoone, on siis seinakaunistust alasti naisest metsalise seljas. Ja see, et seda ma rõhutan ka üle, et näiteks ka see Johannese või see ilmutuse 18. peatükk, et see on väga palju siis koosneb ka tõesti, et see prohvetuse osakaal on, et see tõlgendus peab olema seotud sama tõlgendus, kuidas Jumal käsitleb omaaegset rahvast Iisraeliga. Selle seotust näitab ka see just, et see Johannese 18. peatükk ilmutuse raamatus on väga palju, koosneb tsitaatidest, mis on siis Jeremiast, Esekielest, Jesaiast ja puudest piiblitekstidest, nii et selles suhtes, et ka see interpretatsioon peaks siis olema, et vähemalt võiks olla sellega seotud. Mis asi on veel oluline aspekt, mis viitab just vaimulikule süsteemile, lisaks nende nimetatud prohvetitele, on ka Moosese raamatutes sellised pildid olemas, et kui need on kasutatud, on vaadatud need sõnu. Ja Vana Testament on siis, tõlgitud, kreeka keelde ehk Septuaginta, siis sõnad, mis on kasutatud, need pildid, on huvitav tähele pandud, et see pildikeel ja Joosefus Flavius, siis see ajalookirjutaja seal, see värvide valik, see riietus, need kujundid, mis kasutab ilmutuse raamatus naise kohta või ka metsalise kohta, need pildid, värvid, riietus, rikkus, et see kõik ei ole siis ainult prohvetite raamatus Vanas Testamendis, vaid on huvitav ka see, et teised piibli kirjakohad, mis on siis teise Moose raamatus, puudutavad seda. Näiteks teise Moose 25. peatükk. Igaühelt, kes annab heast südamest, võtke minu tõstelõivu. Ja see on tõstelõiv, mida te peate neilt võtma: kulda, hõbedat ja vaske, sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent linast lõime kitsekarvu, punast jääranahku, merilehmanahku, akaatsiapuud, valgustusõli, ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Nii, siis teise Moose 26. peatükk. Tee elamu 10 vaibast, mis on kordunud linasest lõimest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast. Jälle värvide kamma langeb kokku sellega, mis on, ilmutuse raamatust. Sinise värvi vist ei olnud. Ja tee eesriie, tee katega telgi uksele sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast. Nii et ka siis pühamu, eesriie ja siis õueväravad. Kõik on seesama, sümboolika jookseb. Ja veel 28. peatükk. Nüüd on preestrite riietus. Pühad riided su vennale Aaronile ja tema poegadele, et nad saaksid olla mulle preestriteks. Nad võtku kulda ja sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning linast lõime tehku ularu kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast. Ja nüüd Joosefus Flavius, kui ta vaatab oma kaasaegsete preestrit, Kristusaegsete, siis see sama sümboolika, värvikamma kõik jookseb ja sealt on ka siis teoloogiast see üks autor, vene autor, siis ka pakub välja, aga ta kindlasti ei ole ainus selles, kes pakub välja, et see pilkab, et kuna see värvikamma, mis on toodud ilmutuse raamatus, mis puudutab siis seda suurt hoora, langeb kokku preestrite, pühade katetega, templiteenistuse katetega, sellega, ja langeb kate siis omaaegse preestriteenistuse värv ja siis tolle Kristusaegsete ja Flaviusaegsete värv langeb kokku samade värvide, samade kirjeldustega, mis on suurel hooral. Ehk see teisisõnu, see ilmutuse raamat on selles mõttes pilkav ja süüdistav käsitlus, et selle kaudu antakse tunda, mõista kellega, et korrumpeerunud, põhja käinud vaimulikku süsteemi. Sama sümboolikat, sama värvi, sama kulda, ühelt poolt ülipühade asjade kohta, nagu templiteenistus, seal tehtud asjad ja preestri rõivad, mis oli kõik ette nähtud, mis tohtis, mis ei tohti, kuidas pidi olema tehtud. Ja teiselt poolt hoor, suur hoor, kes on, teeb kurje, kes on paheline ja nii edasi, mis jällegi kaudselt läbi sümboolika seostub
püha, mis on muutunud mitte pühaks oma vastandiks, eks ole. Et see on jällegi üks asi, mida on toodud, mille poolest siis nii-öelda see suur hoor ei ole ja Paabel ei tähenda siis ainult Roomat, vaid tähendab siis ka nii-öelda Jeruusalemma ehk seda vaimset süsteemi. Äkki selle poole või praeguse osa lõpetan. Millega ma lõpetan? 4 viimase Martin Lutheri teesiga 1517 ja 92. kuni 95. teesini. Kadugu niisest kõik need prohvetid, kes ütlevad Kristuse rahvale rahu, rahu ja pole mingit rahu. Tuleb üks ole Vanast Testamendist, eks ole. Ja rahu ei ole, eks ole, see vale prohvetus tegelikult. Hästi teevad kõik need prohvetid, kes ütlevad Kristuse rahvale rist, rist ja pole mingit risti. Ja see, et ta risti ei ole, see läheb ilmselt, et see võidukat lõppu, ma arvan, mida ta siis nii-öelda tegelikult silmas peab. Kristlasi tuleb õhutada, et nad oma pead Kristust läbi karistuste, surma ja põrgu järgima innukad oleksid. Ja viimane tees ja usuksid, kristlased siis, et sisenevad taevasse pigem läbi paljude katsumuste kui rahuturvalisuse. Ja see on täpselt vastukaal täna valeprohvetlusele ja tänapäevasele kuulutusele, see, mis Luther ka soovutab. Nii et ka tema näeb seda vastulugu, seda kerget kuulutust, rahukuulutust, kõik on hästi, kõik on ette taga ära tehtud, usu vaid kirikus, sulle antakse andeks, ole süsteemis sees, kõik on okei. Nii et vaat selline